Tundub, et see tseremoonia tehtud ja saame nüüd ikkagi jätkata juba sportmänguga ja rannajalgpalliga, mille pärast me tegelikult siia tuli. No Pärnus igatahes, ma ei tea, kuidas mujal Eestis toimub, aga Pärnus on igatahes tegelikult selline päris mõnus rannailm siin vahepeal paremal äärel. Ja vaatan, mida välja mõtlevad, siit Truusalu tõstab ja Tammo ei hakanud kohe panema. Ja Truusalu esimese rünnaku saab väga reageerima ja oma võimeid näitama veel ja pika kätte nüüd Mäeorg. Mäeorg tahab siit kohe kääre panna, tulevad ka ja on 1-0 olemas või ei ole, kas tundub tõesti, kas kohtunikud, minule tundus küll, et see käis sees ära, sama apelleerib ka Nõmme mehed. Nüüd on siin väikest arupidamust ja mis siis otsus tuleb? Tundub, et ikkagi värav ja loomulikult, sellepärast, et see oli, ma seisan siin päris selle ka väraval lähedal ja külgi vaates ja tundus enne vaadanud, et siit võib tulla ja siit tuleb praegu ka ja alt nurgast toob Tammeväli ära ja värava alla. Nüüd on natukene aega Auguril rahulikult vaadata. Ei käi Nõmme mehed liiga intensiivselt peale. Nõmmiko ja Tammeväli toob ära selle palli. Lukk kohe kiirelt ette. Truusalu. Truusalu saab löögi peale. Saab! Ja Marko Truusalu viigistab 1-1. Vot nii lihtsalt käib see mäng, kui Marko Truusalu saab palli värava ees ja siis on kohe ohupoiss olemas ja on värav ka esimene Auguri poole pealt siis. Et Augur nii-öelda kontrollib ja Nõmme üritab siis nõelata kiiremalt ja konkreetsemalt. Zaharov kohe tuleb ja vastu 2-1. Aleksandr Zaharov, kes muu kui Eesti rannajalgpalli üks legendidest ja pikaaegne koondise mäng ja nüüd otse siis lahti löögist või ütleme Mäeorg tõstis ja siis Zaharov kohe vajutas ja tegi sellise vana hea liivapõrke ka see pall ja natukene nüüd Markus Lukk ja ilmselt ei ole ka endaga rahul, aga samas mis sa ära teed siin liiva peal neid põrkeid. Ja Erik Toom mängib ka tagasi väravvaile. Tammeväli ette kohe Zaharovile, Zaharov ühega veel keskele. On olemas Erik Toom, aga ei saa või. Jätab Marmorile. Pall teeb head survet. Marmor korra käib pikali ära, aga endiselt on palli peremees. Ja nüüd Marmor saab värava poole minna ääre pealt veel läbi. Ja tuleb ääre pealt lööki ka ja on 2-2, apelleerivad seal käele Nõmme mehed, aga ja tundub, et läks ikkagi käsi loetakse ära, aga sealt suuremat asja ei tulnud ja Tammeväli avab kiiresti Randpeaga kohe ühega edasi. Indrimäe ja käivad nüüd jalad kokku seal Lauritsaga ka. Indrimäe ja mööda sellise koha pealt vahile. Lukk, Lauritsal on nüüd ruumi. Ja tuleb lööki ka ja kas käib postis ära või on Tammeväli tõrje, kui võimalik on. Ja palm lööb madalalt ja toob Lukk ära ka ja tundub, et siit väravvahile. Ees on olemas Truusalu ja Marmor. Siin tuleb Lukult löök ka ja tuleb aga lohakalt mängis ja Nõmmika võttis selle palli lihtsalt jala pealt ära. Juha ühega edasi. Appaha ja sealt läbib latis ära ja Tammeväli kas sai sõrmed vahele ka. Peab tulema nii kaugele väravast välja, jalaga klaarib. Ei olnud selline päris kontrollitud liikumine, aga läks hästi ja nüüd Rand saab peaga jätkata ja postis käib pall Mäeorg siseküljega, aga see juba küljevõrgus. Nõmmiko ja ühega ristnurka otsis, aga Tammeväli rusikatega vahel. Juhalt pikk out. Nõmmiko paneb otse õhust ja jätku veel Lepik lööb paari meetri pealt liht. Raamat ühega jätkab. Uivo saab küünitab veel sinna pallini, aga nii teinud lihtsalt tagant postist. Ja pole me veel teisel kolmandikul siis väravaid näinud. Ja nüüd näemegi kohe Rauno Nõmmiko ja 2-2 tablool. Nii kui sain suu lahti teha ja kohe pall oli väravas ka, nii et just kui tellitult oleks pidanud võib-olla varem ütlema, oleks näinud neid väravaid veel, aga siin see mees teie ees siis Rauno Nõmmiku 2-2 viigi värava autor. Punkti ja ikkagi Nõmmel päris raskesid ikkagi tiitlid silmas pidades ja Rand lööb posti. Kas tegi ise selle tõrje siit täpselt ei saanudki aru, igatahes seal väike segadus oli ja ohtlik olukord oli ka. Palm, Zaharov lööb, aga ei saa korralik lüüa ja Palm on meetri peale olemas, mis põrkab Markus Luku rinnast see pall lahti ja Indrek Palm on seal õige koha peal lihtsalt olemas ja üks kergemaid väravaid selle mehe elus. Ja 3-2 taas Nõmme peal.
ikkagi kuidagi Nõmme saab need väravad kätte, nii kui Augur viigistab, siis pikalt ei ole vaja Nõmmel selle viigi peal olla, nii nagu nad läksid ka kiirelt 1-0 juhtima, on läinud ka kiirelt 2-1 ja nüüd siis 3-2 juhtima, et jah, ei sobi Nõmmele tänase viigiseis kuidagi ja tegelikult ka kui tabel Tammeväli, Priit Raamat tule vasakule. Raamat tõuseb kohe vasakuga ja on tagumises ristnurgas see pall 4-2 ja nii see käib. On suurendanud Nõmme BSC Alibeti eduseisu. Kusjuures huvitav oli see, et just vahetult enne kui Raamat selle palli sinna ristnurka, neil hakkab juba tasapisi kiireks minema, kolmas kolmandik ja 2 väravat on nende kaotusseis. Lepik ja tagumisest poissist lükkab peaga ära. No sellist väravat ma olen enne ka näinud siin väljakul, et Joosep Juha pikk out ja Sander Lepik tagumisse posti avaneb ja peaga rahulikult lükkab. Lukk kohe Tammole, Tammo võtab ühega maha ja teisega Tammeväli jalaga tõrgub. Oli praegu super tõrje ja Märtino sealt veel klaarib ka ja nüüd Truusalu. 5 minutit mängu lõpuni. Õigemini selle kolmandiku lõpuni, mängu lõpuni ei julge öelda, sest viigi puhul see mäng ei lõppe veel. Marmor mängib toomist mööda. Tuleb lööki ka ja on olemas 4-4. Kristjan Marmor isiklikult. Mees, kellel siis enne seda kolmandat etappi oli kirjas 9 väravat, mis oli siis liiga 3. näite ja nüüd lööb siit ühe ja päris tähtsa värava lisaks. 4-4 nüüd tablool ja Augur on mängus tagasi juba mitmendat korda, siis tegelikult ka Eesti mõttes nii-öelda tippmeeskonnaga, kellel siis võiks olla parem kui võib-olla mõnel teisel meeskonnal nüüd Tammeväli otse peale ja seal Aleksandr Zaharov ja Andreas Aniko. Tuleb Anikole vasaku peale. Zaharov ja Lukk on väravast väljas! Zaharov lööb, aga natukene mööda. Kõlas mingi vile. Kõlas vile, kohtunikud arutavad, kes Zaharov on pikali. Siit tuleb kollane kaart. Siit tuleb kollane kaart Markus Lukule ja kas meeskond siin kolmandikul ette. Zaharov versus Markus Lukk. Zaharov lööb ja Lukk võtab ära selle ja Auguri meeskonna pink on püsti. Super tõrje praegu Markus Lukult ja Aleksandr Zaharov võib seda penaltit jääda kahetsema, kui Nõmmeste mängu normaalajal ei võida. Super variant oli tõesti Zaharovil, tuli iseenesest korralik löök ka ja 5-4 Marko Truusalu. Marko Truusalu on see mees ja varumeeste pink on ka juba liiva peal. 5-4 läinud Augur juhtima seda kohtumist esimest korda selles kohtumises ja kui valusal hetkel siis Nõmme jaoks kolmandiku. No teises pooles ütleme mul täpselt siin tablood ei olegi püsti tegelikult seekord. Raamat, seal on Rand. Ja saab Märtino lükata meetri 2 pealt, aga ei lükka seda palli ära, seal on Lukk ees ja lõpus teeb Lukule ise vea ka veel otsa. Nüüd on ikkagi näha on, et Nõmme kaitsemäng on kas selgelt agressiivsemaks muutunud, kohe minnakse lähedale ja jäeta Auguri meestele mõtlemisaega. Juha hästi tõmbab keskele, tuleb lööki ka, aga Tammeväli super tõrje. Mäeorg ette, Uibo, rinnaga maha ja tulevad käärid ja Lukk toob lati alt ära. Raamat tulevad veel käär, siis selline sööt ja Mäeorg vasakuga aga üle. Oli tegelikult hea šanss. Oi, nüüd on Nõmmikul ruumi, aga jõudis Raamat sinna vastu. Ja tuleb selline pehme ja põrkab üle Tammevälja. Põrkab üle Vaiko Tammevälja see pall ja 6-4 ja Rauno Nõmmiku ise ka ei uskunud tegelikult, et see pall sisse läheb, kuidas lööma asus, aga mõtles, et lihtsalt lööb ära ja see on siis klassikaline liivapõrge. Ja Rauno Nõmmiku suures plaanis teie ees. 2 väravat ja nüüd Augur ootamatult siis 2-4 pealt tulnud 6-4 eduseisu. Ja Vaiko Tammeväli siis see värav läheb selle mehe hingele. Uibo tõstab, aga natukene kehvasti läheb ja Rand ei saagi sealt midagi teha. Uibo! Ja on kohe üks tagasi ja 5-6 on tablool. No ütleme, et see viimane kolmandik on ikkagi väga vinged pöörded siin võtnud ja
ütleme, et viimase sekundini siin tõenäoliselt seda põnevust ja vinget andmist jätkub, et tõesti Nõmme nüüd kavat selles kohtumis ei ole löönud, aga ka ikkagi pikaaegne ka koondise mängija. Ja tuleb Lukult, aga mööda. Ja on lõppenud see kohtumine ja Augur võtab siit ikkagi 6-5 võidu ära, ärge meie tablood uskuge, seal on veel Nõmmele üks värav puudu, nüüd see tuli Augur, et vahe Nõmmega, nüüd siis tiitlikaitse Nõmmega on tabelis juba 13 punkti ja see Nõmme vaatevinklist päris raske seis, aga kiirelt väravalööjad ka veel ette, 2 värava.